Kasutaksin seda Riigikogu tooli, küll teie audientsile, aga kõnetades ka neid, kes siin igapäevaselt leiba teenivad. Riigikogu liikmed ei peaks mängima tulega. Tule nimi on nüüd Masa. Te olete võib-olla kuulnud, et on tulekul maailmavaate sihtasutused. Väljaspool Riigikogu ei kutsu selline plaan esile mingit entusiasmi. Me võime isegi seda kirjeldada teatud lõhena, Euroopaski palju räägitud kodanikkonna kaugenemisena valitud esindajatest, nende otsuste vähesest selgitamisest, arusaamatusest üldises publikus kodanike seas, miks midagi tehakse. Kui teie teete täna oma mängus vaimset tööd, siis antud asjas on kahjuks nii, et seda ei ole parimagi tahtmise juures võimalik nimetada vaimseks tööks. Loodusest toob paralleeli selline lind nagu harakas, kellele meeldivad läikivad asjad, sealjuures ka kullast mündid, milliseid ta hea meelega oma pessa tassib. Antud juhtumil on ent võimalik valitud kursil veel teha kas kannapööre, täielik pidurdus või siis tõesti kolmas variant minna pea ees edasi. Sellel viimasel juhtumil ma põgusalt peatuks. Kui minnakse otse edasi, ilma ühtegi järeleandmist ühiskonna ootuse suhtes tegemata, siis 2015. aastal, kes teist on 18 selleks ajaks? Enamus. No nii. Siis 2015. aastal ükski sellise otsuse tegija teie hääli ei saa. Ei saa ka teie vanemate hääli. Võib muidugi küsida, kus on alternatiiv, keda nad siis peaksid hääletama. Olge mureta, me loome selle. Ärge kartke, tehke oma südametunnistuse järgi, ärge kunagi arvake, et mingisuguste organisatsiooniliste hierarhiate läbimise nimel oleks võimalik oma eneseväärikusel lasta kui jalamatil trampida. Seda ei tohi olla. Kui nii suudate, ootab teid pikk ja kaunis elu. Vastasel korral kiusatusele järele andes mõeldes, äkki mina saan ka sealt natukene midagi näpu otsaga või vähemalt mõne vallasekretäri koha. Te rikute lihtsalt oma elu ära. Mõelge selle üle, mõelge nende keeruliste resolutsioonide üle. Ja lisage oma stsenaariumitesse alati see komponent, et kui mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigi parlament teeb otsuseid, sealjuures ka Euroopa parlament, kui meie teeme otsuseid, mida ei ole võimalik vähegi rahuldaval moel valijatele, suurtele hulkadele kodanikele seletada, siis, nagu ütleb keeleseadust rikkudes minu vanem poeg, oled sa epic fail. Aitäh teile, ilusat tööpäeva!